No nii, tere päevast siis kõigile, kes on tulnud täna siis koolitusele või siis kohtumisele, kuidas seda nimetada, teemal põletikku alandava toitumise põhitõed. Minu nimi on Mari Breiberg ja ma juba näen ka osalejate hulgas, et on neid, kes tegelikult mind veel isiklikult ei tunne. Nii et ma lühidalt ka tutvustan ennast. Olen pea 40-aastane naine, kogenud oma elus erinevaid terviseseisundeid ja jõudnud toitumiseni nii enda kui siis ka oma pere tõttu, et olen soovinud aidata just ka nendel esmajärgus paremini toituda, oma tervist toetavalt toituda. Ja see teema, millest me täna räägime, on kindlasti üks minu selliseid toitumisnõustajana, üks minu selliseid südameteemasid, sest see kehas alapõletiku vähendamine on esimene alus, mis tihtilugu tuleb nõustamistel jutuks ja samuti, mis tegelikult tagab meie ülejäänud keha hea toimimise ja sellepärast on see minu arust üks olulisemaid teemasid. Igapäevaselt töötan õpetajana ja töötan siis peamiselt eelpuberteedis lastega ehk siis vanuses 10–12, aga vahel ka veidi noorematega, vahel ka veidi vanematega ja toitumisnõustajana nõustan siis nii peresid kui ka igas vanusegrupis inimesi. Ja kõige enam pöördutaksegi minu poole just sellise tervist toetava toitumise osas, aga loomulikult ka kaalumuredega. Ja täna natuke ka räägime sellest, et need tegelikult on omavahel loomulikult väga-väga tugevalt seotud. Ja seetõttu ma tegelengi esmajärgus sellise põletiku alandava toitumisega. Ja miks ma selle koolitusena tahtsin niimoodi teha, et ma soovisingi, et need inimesed, kes ei jõua minu kui toitumisnõustaja juurde üks-ühele nõustamistele, et ka teil oleksid või et ka nendel inimestel võib-olla, kes kuulab ka järgi pärast, vaatab järgi, et ka teil oleks nagu sellised põhitõed ja alused, sest see, millest me täna räägime, on tõesti selline hästi põhiline algus, mida siis rakendada ja samas siis selle puhul on ka hästi oluline, et kui sa neid samme juba rakendad ja sulle tundub, et ikkagi jääb väheks, siis annab minna palju rohkem süvitsi ja intensiivsemaks nende teemadega või vaadata, et miks nad ei toimi sinul. Aga ka selleks, et ma saan sedasama koolitust jagada hiljem oma klientidele, sest kui sa tuled mulle nõustamisele, siis see aeg on hästi piiratud. Ja ka tänane koolitusaeg on planeeritud umbes 1,5 tundi, olenevalt ka sellest, kui palju teil on küsimusi. Ja see omakorda juba näitab, et kui inimene tuleb nõustamisele ja me jõuame rääkida ainult põletiku alandavast toitumisest, siis loomulikult siin on palju neid nüansse, aga ma hea meelega pakun ka kliendile võimalust vaadata see video järgi ja seejärel minna juba tema isiklike konkreetsemate küsimustega ja nii edasi edasi. Nüüd kõik, kes te olete juba praegu siin, ma korraks avan ka endale selle chati ja ma olen väga tänulik, kui sa paned mõne mõttega kirja siia kommentaaridesse, et mida sa sellelt koolituselt ootad või miks sa täna siia tulid. Kas sind lihtsalt huvitab või on sul täna juba mingid tervisemured? Loomulikult sa ei pea väga nagu isiklikke asju siin jagama, aga ma olen väga tänulik, kui keegi ka mõne mõtte välja käib, et miks just täna, miks just siin, miks sa selle aja võtsid. Ja seni, kuni ma annan teile veidi aega kirjutamiseks, siis ma natukene ka räägin võib-olla sellest taustast, et olen toitumisnõustamist õppinud siis Anneli Sootsi tervisekoolis ja nii huvitav kokkusattumus, kui see ka ju olin otsustanud juba, et teen sedalaadi salvestuse kohtumise video just nendel eesmärkidel, nagu ma rääkisin. Ja järgmisel päeval peale seda, kui ma enda sees selle sisemise otsuse tegin, saatis Anneli Soots oma kooli vilistlastele välja kirja, et tema teeb sellel teemal täiendkoolitusvõimaluse oma kooli lõpetanutele ja loomulikult olin ma siis esimene kiire vastama, et mina tahan seda. Võib-olla oli mõni teine nõustaja sama kiire vastama, nali naljaks, aga ma tõesti absoluutselt kohe vastasin sellele kirjale, soovisin osaleda just seetõttu, et ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid tervise alustalasid, millest alustada. Et kui inimene küsib, et mida ma peaksin tegema, siis see tänane teema on see esimene algus. Aga hakkame siis vaikselt pihta. Olen teinud ka sellise
slaidi esitluse täna ja siis on võib-olla lihtsam kõigil ka jälgida. Ja kordan siis üle tõesti, et kui sa vaatad seda otse, siis küsi julgelt siinsamas kommentaariumis küsimusi, sellepärast et mina hetkel küll ei jälgi neid küsimusi jooksvalt, küll aga ma kindlasti lõpus küsimuste nii-öelda ajal, küsimuste alustamise ajal võtan need küsimused uuesti ette ja sellisel juhul on sul hea võimalus, et kui ma nendele oma esitluse käigus ei ole vastanud, siis ma kindlasti vastan ja lõpus siis on võimalik ka küsida suuliselt küsimusi juurde. Kui sa vaatad seda salvestuses, siis sul on alati võimalik minuga otseühendust võtta või siis, mida ma väga ootan, et sa võid ka sinna salvestuse alla kommenteerida, mis sind kõige rohkem kõnetab ja samamoodi need, kes praegu vaatavad või osalevad siis nii-öelda laivis, siis samamoodi, et kui mingi asi sind väga kõnetab, siis sa võid sellest kuidagi märku anda, et kas see mõne reaktsiooniga või siis paned sinna kommentaariumisse, et vaat sinu jaoks see oli selline point, mida sa võib-olla ei olnud veel kuulnud, millal sa ei olnud mõelnud või miks mitte olid ka unustanud, aga et seda võiks ka jälgida. Aga hakkame siis pihta. Et kõigepealt me räägime täna põletikku alandavast toitumisest ja selleks on kõigepealt vaja ka mõista esmalt seda, et mis on see põletik, millest me räägime. Kõige lihtsamalt võttes tavaliselt me räägime põletikust, kas siis mingi infektsiooni tulemusena, arst võtab vereproovi, vaatab sealt seda CRV-d, kui see on kõrge, siis sul on palavik, tihtilugu määratakse antibiootikumid, mitte palavik, vabandust, põletik, määratakse antibiootikumid ja see on selline klassikaline meditsiiniline põletik, mis jaguneb siis põhimõtteliselt 3 tüüpi, mida sa siin ka näed ja see selline antibiootikumi vajadus tihtilugu määratakse just sellise ägeda akuutse põletiku korral. Ehk meil on näiteks, ma ei tea, kõrvapõletik, põskupapõletik, kopsupõletik või siis ka näiteks mingisuguse haava ümbruses tekib selline piltlikult võttes mädane põletik või üldse põletik. Et need on sellised keha vastused mingisugusele rünnakule, mingisugusele infektsioonile, mis kehas on valesti. Ja seetõttu see keha põletik või põletikus olek mingil hetkel on väga-väga vajalik. Nüüd selle ägeda põletiku puhul on see, et see äge põletik peab saama toimida. Samas me ei tohi lasta teda kehas ülikõrgeks ja seetõttu ka ravimitega teda võetakse ka maha. Aga see tähendab seda, et me peame ka ravima seda. Ehk siis need ravimid tegelikult seda infektsiooni või probleemi, mis seal kehas siis on, ka ravivad. Ja põletik oma olekult on kaitsereaktsioon. Seega me ei tohiks teda kindlasti nagu vihata. Aga mida me peame vaatama, et meie põletik ei tohi jääda pikaajaliselt kestma ja kindlasti, mis on ka see, et põletik ka oma tavaprotsessides toimib siis nii, et meil tekivad sellised kaitserakud ja need siis, mitte rakud, vaid siis sellised kaitsevad ained, mis reageerivad kehas. Nad suunduvad sinna põletiku koldesse ja hakkavad põletikuga võitlema. Nüüd, mis võib juhtuda? Võib juhtuda see, et meil jääb alapõletikuna see kehas toimima, isegi kui selline, võib-olla see esimene infektsioon ja muu on maha läinud. Põletik jääb väiksemaks, aga ta jääb kestma ja need on nüüd need põletikud, millega kindlasti tuleb tegeleda. Ja näiteks kroonilised põletikud, nad ikkagi kahjustavad kudesid, sest iga põletikuline reaktsioon kahjustab kudesid. Ja see, miks me näiteks peale haigestumist võime tunda ennast, et nagu oled juba terve, aga jõudu ei ole ja jaksa üle, see on seotud ka nende toksiindega, mis kehas tekib, sest põletik hävitab ja sealhulgas võivad tekkida isegi koekahjustused vahel, et nüüd see keha vajab seda taastumisaega ja jälle on hästi oluline, et meie toitumine toetab seda taastumist. Nüüd täna me räägime peamiselt mitte sellisest meditsiinilisest põletikust, mis on ikkagi puhtalt arstide pärusmaa. Ja seetõttu võisin ma seal eelnevas põletiku kirjelduses ka kuskil eksida mõnede terminite või muuga, et tegemist on puhtalt arstide pärusmaaga. Me saame toetada oma keha, kui me oleme haiged, aga selliste akuutsete põletikega
me ei suuda seda päästa enam ainult toitumisega. Me võime toetada ja näiteks autoimmuunhaiguste puhul samamoodi me räägime ikkagi sellisest kroonilisest põletikust. Me ei saa teda enam ravida. Kui on tekkinud autoimmuunhaigus, siis me ei saa teda ravida. Küll aga meil on võimalik toetada toitumisega seda, et see autoimmuunhaigus on, ütleme siis nii, et kontrolli all. Et meil on temaga lihtsam koos elada. Nüüd see põletik, millest me täna räägime, on tegelikult madala taseme põletik ja seda kutsutakse ka võib-olla selliseks vaikseks ohustajaks. See on selline, kuidas nüüd öelda, ta nagu vaikselt kogu aeg susiseb su kehas. Sul ei teki sellist infektsioonile omast ägedat reaktsiooni kehas, aga ta on kogu aeg selline krooniline põletikufaktorite tootmine ja seda kutsutakse ka metapõletikuks vahel. Mis on hästi oluline, et ta on selline hoopis teistsuguse tekkega, ehk ta ei ole põhjustatud ühestki infektsioonist. Põletiku näitajad, seesama CRV võib olla väga veidi üle normi, vahel isegi normi piires, aga tegelikult see põletik kogu aeg susiseb kehas. Ja mis on võib-olla veel oluline, et korraks jooksis kokku. Nojah, et ühesõnaga see on selline põletik, mida me tegelikult sellise klassikalise põletiku proovi võtmisega ei pruugi üldse märgata. Ja seetõttu võib olla see, et me tunneme, et meil on sellist nagu ajuudu või kuidagi jõuetus, võib-olla kehakaal ei lange, stress või ka isegi depressioon võib olla tekkinud ja see võib olla seotud sellega, et meil on see metapõletik kogu aeg kehas ja selline põletikuline seis on kõrge. Ja võib-olla ka siis võib tuua siin välja veel selle, et see põletik on väga hästi ka nii-öelda toitumisega mõjutatav. Vahel, kui meie näitajad on juba väga-väga halvad, siis toitumisest üksi võib jääda väheks. On soovitatav võtta juurde lisandeid, millega siis toetada oma selle põletiku näitaja nii-öelda mahasurumist või allavõtmist ja siis toitumisega kogu aeg toetada kõrvale juurde ja ühel hetkel, kui need näitajad on korda saadud, kui sa juba tunned ennast paremini, sul on jõudu, jaksu, elu ei tundu ka enam nii mustades toonides, siis on võimalik ka lihtsalt toitumisega hoida seda oma põletiku näitajad ka all ja ülejäänud aja me peamiselt räägimegi siis sellest madala tasemega põletikust, mis on siis täiesti selline tekkeliselt hoopis nii-öelda omaette tekkemehhanismiga. Ta ei ole põletikufaktoreid ei toodeta mitte siis nii-öelda reaktsioonile mingile rünnakule, vaid kehas tekivad nad kas siis nii-öelda nigelate toiduvalikute tõttu või mingi muu põhjus on pannud need põletikufaktorid tootma, aga et ta ei ole siis infektsiooni tekkeline. Ja esimesena ma toongi siin siis välja, et me teame, et erinevad uuringud näitavad meile hästi tugevat vaimse tervise probleemidega inimeste hulga kasvu ehk vaimne tervis on erinevatel põhjustel inimkonnal ikkagi täna järjest suuremaks probleemimiseks. Me näeme juba stressi ja depressiooni näitajate tõusu ka väga noortel, eelpuberteediealistel, puberteediealistel massiliselt, täiskasvanutel samamoodi. Me teame, milline on Eesti statistika suitsiidide osas ja hästi suur osa siin võib olla seotud tänapäevase toitumisega. Ja näiteks, et allpool siis allikana ka välja toodud uuring, mille põhjal ma selle välja toon, on siis, et näiteks selline põletikku soodustav või süvendav dieet ehk siis meie toitumisviis, mis siis see propõletikuline ongi see, tähendabki seda, et siis olemasolevat põletikku ta süvendab või siis põletikku tekitav toitumisviis võib suurendada depressiooni riski 1,4 korda. Ja kuidas me vahel ei panegi seda tähele, see on selline vähehaaval süvenem, sest nigela toitumise tulemused meie kehas kuhjuvad ja samamoodi ka need tulemused, mis tulevad, et selline väsimus, unehäired väga tugevalt seotud, meeleolu langus,
võib-olla isumuutused, võib-olla nii, et üks sööb rohkem, teine just peaaegu et ei söö üldse ja need on kõik seotud tegelikult nende põletiku näitajatega. ja mis siis võib-olla sellest samast uuringust ja võib-olla mida üldse võib soovitada, me hiljem lähme ka selle juurde täpsemalt, on siis võib-olla üks maailmas, ma ütleks, et üks kõige rohkem uuritud toitumisviise on see Vahemere dieet, millele tuginevad ka näiteks Eesti toitumissoovitused ja Põhjamaade toitumissoovitused. seal on erisusi, näiteks me võime kohe öelda, et kui me mõtleme Vahemereäärsele ja lähed kuskile sinna restorani, siis oliivõli valatakse siia-sinna rohkelt, siis võib-olla üks asi, mis Vahemere dieedis hästi tugevalt tuleb esile, ongi selline nii-öelda kutsutakse headeks rasvadeks nende rohkus, mis näiteks meie soovitustes on endiselt veidi madalamad kui sellel Vahemere dieedil. Aga et kui su põletikunäitajad on juba kõrgemad ja sa soovid neid alla tuua või sul on selliseid terviseriske, mida on seostatud põletikulise toitumisega, siis see Vahemere dieet on see märksõna, mille kohta ma soovitan kindlasti juurde uurida või siis ka minuga koostööd teha. Ja mis siis on hästi olulised põletiku reguleerimisel ja selle põletiku taseme, ütleme siis kontrollimisel on siis rasvhapped. Ja see aeg, kus meile räägiti, et siin mõned 10 aastat tagasi oli siis väga moes, väga rasvavaba dieet, et kui tahad kaalu langetada, siis kindlasti 0 rasvaga rasvavabad tooted, siis see aeg on möödas. Tänased uuringud ikkagi näitavad, et rasvhapped on meile väga olulised ja nüüd on hästi oluline tähelepanu pöörata, milliseid rasvhappeid me tarbime. Ja kohe minu üks südameteemasid, omega-3 ja omega-6 rasvhappete omavaheline suhe ehk see tase, nende omavaheline suhe on kriitilise tähtsusega. Ja see on siis kriitilise tähtsusega väga erinevate asjade tõttu, aga üks, mis on võib-olla ka, mis ei ole otseselt seotud ainult selle põletikulise toitumisega, aga üldse toitumisega on see, et omega-3 on väga oluline osa rakumembraanist ja selleks, et meie keha ja kõik organsüsteemid saavad töötada, peavad meie rakud töötama ülihästi. On oluline, et kõik see, mida me toiduga sisse tarbime, et meil vahel öeldakse, et toidulisandid ei tööta, poest ostan kõike head ja paremat, söön väga tervislikult, aga mitte miski ei toimi. Siis see võib olla see põhjus, miks ta ei toimi, on see, et sinu rakumembraan on kivikõva. Ja sa võid kujutada ette seda rakku natuke nagu ongi üherakuline või siis et näiteks kanamuna. See rakumembraan on kivikõva nagu kanamuna koor ja sa võid ju seal koputada, olla see hea toitaine, mis sa selle imelise salati ja muuga sisse sõid, aga mitte midagi ei jõua sinna muna sisse. Muudkui koputad ja koputad õrnalt, keegi sisse ei lase. Ja samamoodi ega sealt munakoorest see välja ka ei pääse. Munavalge ei pääse välja, kui munakoor on kivikõva ja kõvasti ümber. Me peame tal lõhkuma selleks, et saada need ained sealt kätte. Ja sama on rakumembraaniga. Kui rakumembraan on kivikõva, kui seal on omega-6 liiga palju, kui seal on transrasvasid, mis moodustavad sellised, ma ei taha päris siin laskuda detailidesse, aga rakumembraanis siis meil rasvhapped on niimoodi kaheosalised ja omega-3 on üks osa krõmps või selline, mitte krõmps, aga siis selline krõnksus. See tähendab seda, et siit on see rakumembraan puhas, pehme. Siit pääseb hästi sisse, hästi välja. Transrasvad, kivikõvad, võid liigutada, ei toimu midagi. Kuidas jälle mõelda, võrrelda, et ma transrasvadesse pikalt ei lasku. Evelin Ilves on teinud Eestis ikkagi suure töö selles osas, et see transrasvade teadlikkus ja nende vältimise teadlikkus on nagu ka tuntud ja ka meie toidutootjad väga palju muutsid oma retsepte seejärel, kui Evelin Ilves seda väga tõsiselt võttis teemaks ja võitluseks. Aga see laskub jälle sinna sammu, et kui meie rakkudes on väga palju transrasvhappeid, siis see tähendab seda, et rakumembraan läheb veel kivikõvamaks ja kus sa võib-olla näed kõige efektsemalt seda transrasvade tulemust on need sellised kivikõvad tordikaunistused. Nendes on tihtilugu meil endiselt veel transrasvhappeid palju sees ehk selle kivikõvaduse, kui sa mõtled need sellised mummud näiteks, ma ei tea, kõige kurvem on vaadata neid laste sünnipäevase, kus neid igast kivikõvasid kaunistusi on kõik täis.
ja ma juba toitumisnõustajana tean, et seal on tõenäosus, et seal on palju transrasvhappeid, mis tegelikult kahjustavad seda väikse lapse rakumembraani veel eriti, sest tema nagu söödud koguste hulgas see transrasvhappe seal on suurema, ütleme siis rõhuga kui täiskasvanule. aga meile kõigile on ta tegelikult kahjulik. Ja see transrasvhappe tõesti, nii nagu ta selle kaunistusel on kivikõva, muudab ka sinu rasv või selle rakumembraani kõvaks ja läbilaskvus väheneb, rakumembraan ei ole enam selline nii-öelda voolav, pehme, vaid samaga omega-6-ga need muudavad rakumembraani hästi tugevaks. Nüüd võiks öelda, et aga ma siis toitun nii, et ma seda omega-6 ka üldse ei söö ja transrasvhappeid, see ei ole ka õige. Seda sama omega-6 on meil vaja vere hüübimiseks ja samamoodi nende põletiku tekitajate, tema ülesanne ongi tekitada neid põletikke selleks, et võidelda rünnakuga kehas. Ükskõik, kas see on infektsioonist, on see mingi haav, siis ilma omega-6-ta me põhimõtteliselt, ma ei tea, nõelatorke peale me võiksime joosta verest tühjaks. See võtaks küll aega, aga omega-6 on näiteks hüübimiseks vaja. Nüüd, miks on oluline? Sellepärast, et kui me vaatame siis seda toitumist, siis ajalooliselt ja meie DNA koostises on siis omega-3 ja omega-6 tasakaal 1:1. Ja tänapäevases sellises lääne dieedis või sellises toitumises me näeme, et 15–20:1. Ameerika keskmine kuskil selline 25+1. Eestlastel üldiselt ja seda näitavad ka minu testi tulemused jäävad sinna pigem 10-15 juurde või pigem 15 lähedale, sest meie toitumine on pigem natukene selline ajaloolisem, me teeme toitu väga palju sellisest kodusest toiduainetest, me valmistame toitu ikkagi nagu päris nii-öelda nendest algproduktidest, et me ei osta väga palju neid poolfabrikaate, me ikkagi võtame liha, kasutame seda päris liha, aga loomulikult seda omega-6 me saame ka näiteks punasest lihast väga palju, et see on see põhjus, miks eestlaste üldine toidumenüü on väga loomsele toidule orienteeritud ja me räägime hiljem ka siin kiudainetest ja köögiviljadest ja muust loomulikult toitumisest ei saa nendest teemadest mööda, siis need on need põhjused, miks meil tegelikult eestlastena ka ikkagi sinna 10-15 juurde see tasakaal jääb. Ja täna siis soovitatakse meil ametlike toitumissoovituste hulgas, enam Eestis ei ole seda numbrit konkreetselt kirjas, aga maailmakirjandusest leiame ikkagi, et selline 3:1 on selline optimaalne hea ja ütleme 2-3:1. Et kas 2 omega-3, vabandust, 2 omega-6 1 omega-3 kohta või siis 3:1, et see on see, mille poole võiks püüelda. Ja mis on need märksõnad toidus? Kalaõli, rasvane, kala, mereannid, nad vaigistavad põletikku, soodustavad paranemist ja loomsed omega-3 meile omistuvad kehale paremini, aga näiteks ka erinevad seemnetes, pähklites on seda omega-3 ja loomulikult vetikates, mis siis taimetoitlaste jaoks selline alternatiivne võimalus ja vaadates siis olukorda tegelikult ka näiteks siin kalade koguses, et saada seda ka näiteks ütleme, kui me vaatame neid omega-3 toidulisandite tootjaid, siis väga palju pakutakse täna ka vetikatest toodetud ja see on tulevik. See on tulevik mitmel põhjusel, et maailmameri ikkagi on nii reostunud, et kvaliteetse puhta kala saamine on keeruline, väga kulukas ja vetikatest toodetud omega-3 või siis ütleme selliste õlide lähenemine järjest enam on uuritud, järjest paremaks saavad need tootmisviisid ja ka vetikate nii-öelda kasvatamine on kiirem tänu sellele ka nende negatiivsete ainete, raskemetallide ja metallide ühendid ja muu selline on seal väiksem. Ja seetõttu ka neid kalaõlisid toodetakse ka ainult väikestest külmaveekaladest või õigemini need on need, mida sina peaksid eelistama. Toodetakse täna majanduslikul eesmärgil väga erinevaid. Aga hästi oluline on siis jälgida, et see toode oleks hästi kontrollitud, puhas, kontrollitud.
ja loomulikult sama kehtib ka kala kohta, kui sa lähed poodi, siis ikkagi kõrge kvaliteediline, hea kalafilee, puhas, need on need märksõnad. Ja nüüd tekib jälle see küsimus, et aga kuidas ma sellele ligi pääsen? Seesama seostub munadega, seesama seostub punase lihaga. Et selleks, et süüa tervislikult ja hästi, peaksime eelistama ikkagi mahetooteid, aga nende puhul me ju teame ka, et väga paljuski hind saab lõpuks määravaks. Aga lähme edasi. Väga oluline roll põletiku või selle alapõletiku tekkimise juures on ka, ütleme siis, süsivesikutele ja veresuhkru kontrollil. Ehk et me peame kontrollima veresuhkrut, me peame kontrollima neid veresuhkru kiireid tõuse, langusi ja selle tõttu siis ma kasutan siin jälle hästi sellist võib-olla toitumisnõustajatele väga kodust keelt, aga mitte alati siis klientidele kodune keel, aga ma juba harjutan sind, et glükeemiline koormus ehk see, kuidas teatud toit meie kehas reageerib, kuidas ma nüüd ütlen, et kui ma söön mingit toitu, siis nende kaloraaž võib olla aga üks neist tõstab mu kehas veresuhkru hästi kõrgele ja kukub väga kiirelt alla ja teine teeb sellise rahuliku tõusu. Ja see on see glükeemiline koormus, vabandust, ehk et kuidas mingi asja söömine mõjutab meie veresuhkrut. Ja siin on need mõned näited, ma hiljem räägin ka siin toiduvalikute juures täpsemalt, aga et siis see madala GK toitumine, sellel on siis toodud välja, et see isegi neid CRV markereid ehk siis neid põletikumarkereid alandab, ehk et kui inimene hoiab oma veresuhkrut tasakaalus, ei lase seda veresuhkrut väga üles-alla kõikuma, mida me loomulikult seostame ka näiteks teise tüübi, aga ka esimese tüübi diabeediga, siis see aitab kontrollida meil ühelt poolt kehakaalu, vähendada rasvumistõppe jäämist ning ta alandab juba ka seda põletiku näitajaid. Et sedasama madalat põletikku on võimalik vähesel määral ikkagi, me näeme neid tõuse ka sellel CRV-l ja see on see, mida siis näiteks selles konkreetses uuringus kasutati. Et see madala GK-ga dieet langetas siis CRV taset 48%. Samas kui näiteks madala rasvasisaldusega dieet vähendas küll, aga vaid 5%. Ehk et nüüd on see koht, et me peame valima, milliseid rasvhappeid me tarbime, et nad oleksid tervist toetavad, mitte põletikku tõstvad, aga kui me üldse vähendame rasvade tarbimist, siis tegelikult seda põletikule see mõju on väike. Et seetõttu ikkagi see jälle me jõuame tagasi sellise Vahemere dieedini, mis toetab hästi. Ja nüüd minu jaoks selline uus mõõdik või asi, millest ma ei olnud varem kuulnud, aga mida ma siin alguses rääkisin, et Anneli Sootsi viimasel täiendkoolitusel siis oli juttu siis sellisest toidupõletikulisest indeksist, mis minu arust on väga intrigeeriv teema, väga huvitav uus lähenemine sellele, et kuidas siis mõõta seda, et kas minu toitumine on põletiku, ehk on ta siis propõletikuline või mitte, kas ta pigem süvendab minu kehas olevat põletikku või vähendab. Ja see on siis selline huvitav mõõdik, mis tõesti hindab sinu toitumist. Selleks on vajalik loomulikult selline korralik toidupäevik, kus me saame teda hinnata. Ja ta põhineb siis sellel loogikal, et igasugused mikrotoitained, fütotoitained, oomega-3 kiudained, vürtsid, need on nagu põletiku vastased ja see läheb väga hästi kokku kogu selle teooriaga, mida räägitakse siin küll glükeemilise koormuse dieetide puhul, Vahemere dieedi puhul, ta läheb sellega väga hästi kokku ja igasugused uuringud, mis räägivad põletiku vastasest toitumisest, tihtilugu süvenevad nendele asjadele ja see indeks ongi nüüd nendel teadmistel põhinedes kokku pandud. Ja teine pool on siis need propõletikulised ehk siis need asjad, mis võivad tõsta põletiku taset kehas. Need on siis need küllastunud rasvhapped, transrasvhapped, nagu enne just räägitud, kolesterool ehk see nii-öelda halb kolesterool, lisatud suhkrud.
ja see indeks siis ongi nii, et hinnatakse toitumisest, teatud asjad annavad plussiga, teatud asjad annavad miinusega. Ja mis muidugi teeb selle asja hästi keeruliseks ja kasutamise juures ka, ma ütlen, et see ei ole selline võib-olla see meetod, mida ma kohe hakkan kasutama, aga ma kindlasti ka sellele uuringule või sellele meetodile tuginedes teen järeldusi toitumisnõustajana ja tutvustan ka oma klientidele neid loogikaid, et tegelikult see valmistusviis toidu tarbimise puhul mõjutab seda tulemust väga. Et näiteks kui me väga palju praeme, nii-öelda kärsatame neid õlisid, ükskõik millist õli sa kasutad, aga kärsatad ta üle, kasutad liigsel kuumusel, praed pikaajaliselt või näiteks grillitud toodete puhul, siis see põletikulise indeks tegelikult tõuseb. Ja näiteks kui me vaatame seda tabelit, ma korraks kontrollin, kas ma panin siia siit tabelist need näited ka. Ei veel. Et siis, kui ma seda tabelit või seda nimekirja jälgin, siis näiteks on väga huvitav, et rasvane kala loomulikult on meil siis põletiku vastasena, annab väga head nii-öelda näitajad meil sellel indeksi arvutamisel. Samas kui näiteks teisel hetkel võib mõni valge kala või ka näiteks praetud kala oluliselt väiksema indeksiga olla. See teeb selle asja hästi selliseks keeruliseks. Ja samamoodi, et teatud mikrotoitainete puhul me teame, et näiteks kuumutamine hävitab neid juba nii palju, et kuumutades me neid ei saagi kätte ja seetõttu see valmistusviis võib olla väga oluline, oluline näitaja ja sellega tulemuse muutja. Miks vahel võib olla nii, et ma tarbin väga palju midagi, mis peaks seda põletikku alla tooma, aga ma näiteks, ma ei tea, praen teda, ma lihtsalt ei voki teda kiirelt või ei jauruta, vaid praen ta läbi ja mingil põhjusel teatud toitained lihtsalt kaovad või ütleme siin fütotoitained ja hästi tundlikud on näiteks antioksüdandid sellisel kujul kuumutamisele ja noh, need asjad siis mõjutavad. Aga ma panin selle ikkagi siia tänasesse koolitusse sisse, sest see mõneti on jälle huvitav ja siin me jõuame tagasi jälle näiteks selle indeksi järgi. Alkohol on meil siis põletiku vastane, aga loomulikult mäng läheb jälle edasi selles, et kas ja kui palju me seda alkoholi tarbime, millist alkoholi me tarbime ja näiteks, et milline on ka näiteks selle alkohoolse joogi suhkrusisaldus, et need on kõik need märksõnad, mida tuleb selle alkoholi puhul jälgida. Et kui tavapäraselt toitumisnõustajana ma ütleks, et alkohol ei ole meie tervist toetav, siis see on väga üldine. Samas näiteks sellise põletikulise indeksi puhul ütleme siis väheses koguses tarbimine võib põletikku alandada hoopis. Et kõigile veiniarmastajatele muidugi Vahemere dieedis ju vein on üks osa ja näiteks kui vaadata erinevaid Vahemere dieedi selliseid toitumispüramiide näiteid, siis seal on see vein sees. Korralik, hea kvaliteediga punane vein on ju nende toitumise, ütleme Vahemere-äärsete riikide toitumise A ja O. Ja võib-olla jälle selline huvitav naljakas mõttekäik, et ma võin valesti mäletada, kui kuskil 50ndate, 60ndateni pakuti lastele koolis veega lahjendatud punast veini kooli toidu kõrvale. Aga see on selline nüanss kuulujutu tasandil, et ma ei ole seda välja otsinud, aga võib-olla selline huvitav nüanss, mis ikkagi on liikvel väga tugevalt, et tõenäoliselt mingid tõetera seal sees on ja no üks Itaalia vanaema korralik mammi kindlasti oma lapselastele aeg-ajalt ikka seda veinilonksu pakub. Aga lähme siis Vahemere dieedi juurde ka täpsemalt, et lisaks veinile siis ka toitumisest. Et kui me üldiselt võtame, mis selle Vahemere dieedi põhialus on, siis palju fütotoitaineid, hästi toitainerikas, mitmekesine. Oluline on kiudainete sisaldus ja kindlasti siis sellised küllastumata rasvhapped ehk need head rasvhapped. Me räägime siin oomega-3-st, kalast, mereandidest, me räägime vähem punasest lihast, rohkem ütleme siis seda kutsutakse vahel ka valgeks lihaks ehk siis igasugused kalkun, kanaliha ja nii edasi. Aga ikkagi põhirõhuga ütleme siis mereandidele ja kalale. Ta on hästi värviline, mitmekülgne ja mis siis on nüüd, et kui tavaliselt ma toitumisnõustajana ei saa öelda, et see, mida ma sulle täna soovitan, parandab või teeb sinu tervise korda või sa ei jää haigeks. Need kõik on terviseväited, mida ma ei saa öelda.
Me saame toetada oma tervist toitumisega, aga ega me ainult ravida küll ei saa. Aga mida siis on näidanud tõendatud kasud ehk et mis on need teadusuuringud, mis Vahemere dieedi puhul tõesti üks uuritumaid dieete maailmas, et ta ikkagi vähendab riske haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, teise tüübi diabeeti, isegi on seost leitud vähkkasvajatesse haigestumisel ja see põletikumarkerite seos vähkkasvajate puhul on mitmetes uuringus tõestatud osteoporoosi ja tegelikult erinevate autoimmuunhaiguste puhul samamoodi, et ta ikkagi vähendab neid haigusepisoode või nende siis ütleme siis süvenemist või siis sellist, kuidas me ütleme, aktiivseid haigusepisoode võib jääda vähemaks. Nad võivad olla nõrgemad, et kui me toetame toitumisega, siis näiteks minu reumapatsientide või klientide puhul siis, et arstidele on nad siis reumapatsiendid. Me teeme koostööd arstidega, me teeme klientidega koostööd nii, et klient on minu klient, aga on loomulikult ka oma reumaarsti pidev külaline, siis tegelikult me näeme tihtilugu isegi reumamarkerite natuke nagu leevenemist, kui toitumine on kontrolli alla saadud. Kui seda põletikulist fooni maha võtta, siis tegelikult need reumaepisoode või siis neid selliseid hästi aktiivseid reuma haigusperioode jääb vähemaks. Ja seda nüüd, kuidas see inimesel toimib, me ei saa kunagi öelda. Iga organism on erinev, iga lähenemine ja organismi reaktsioon on erinev, aga kui sul on selliseid põletikuga seotud haigusi, siis see on kindlasti see, mida peaks proovima. Mis siis, ütleme, need põhimõtted on? Igapäevased valikud ja seda igal toidu korral peaks olema täisteravilja ja võib-olla väikse erandi siin ma juhiks tähelepanu just nagu ütleme siis menopausi eelses seisus naistele või siis ka menopausis naistele, et teie puhul ma võib-olla teeksin väikse nüansi selle hommikusöögi puhul. Et ka kaalulangetajate puhul me siin toitumisnõustajana alati teen väikse nüansi juurde, et teie puhul me tahaks panna siin hommikusöögile rõhku rohkem valgule ja vähem ütleme siis süsivesikutele, aga see täisteravili ikkagi seal on väga oodatud. Pigem võib seda täisteravilja siis panna hilisematesse toidukordadesse juurde, aga et hommikusöök hästi valgurohke, see on siis selline lisamärkur, aga põletikku alandava toitumise puhul me räägime ikkagi sellest, et 1-2 portsjonit on ta siis erinevad täisteraviljad, väga aga näiteks üles kutsun kasutama tatart, mis eestlastele tegelikult tuttav, aga kuidagi jääb tahaplaanile. Aga siin on võib-olla ka see, et nende kiudainete ja muu puhul ja üldse nende heade ainete puhul see soovitus ongi selline, et mida tumedam, mida värvilisem, tume riis, must riis siis, tatar, sellised on nagu meil eelistuses. Ja leiva puhul ikkagi jälgida ka seda suhkrusisaldust väga tugevalt. Ja üldse, et raske võib-olla võrrelda, aga kui painena umbes 90 grammi, see tähendab seda, et kui me paneme tatra keema, siis 90 grammist tatrast, kui sa tahad oma täisteravilja sellel päeval saada ainult tatrast, siis on lihtsalt lihtne nagu mõelda seda praegu, et siis ma võtan 90 grammi tatart, keedan ära ja siis ta on mul päeva peale. Aga loomulikult me päriselus ju kombineerime erinevatest asjadest kokku ja see on selline umbkaudne arvestus, mida silmapiiril pidada, see on päris suur kogus tegelikult. Igal põhitoidu korral Vahemere dieet ütleb meile köögivilju ja eriti siis neid lehtköögivilju 200 grammi. Kui sa kujutad endale ette, jah, kui ma võtan kurki 200 grammi, siis see jupp on oluliselt väiksem. Aga kui sa mõtled nüüd nende lehtsalati peale, rukkola, kale, milline kogus on 200 grammi, huvi pärast võta ükskord, poes kõige lihtsam või kaalu kodus, võta üks pakk kätte, vaata, kui palju on 200 grammi või 500 grammi. Et Eesti toitumissoovitused ütlevad minimaalselt 500 grammi päeva peale, siis Vahemere dieet ütleb 200+ grammi igas toidukorras. Aga siin on nüüd oluline see, et see võiks olla nii värske kui küpsetatud, hästi värviline, hästi erinev, kasutada erinevaid salatisegusid, erinevaid, ma ei tea, spinat, rukkola, paned juurde lehtkapsast, lõigud kale sisse, lisaks loomulikult kõik teised köögiviljad, kurk, tomat, paprika, et mida rohkem sa suudad neid erinevaid oma päeva panna,
seda mitmekülgsem see toitumine on ja see on kindlasti Vahemere dieedi üks selliseid põhialuseid. Nüüd jälle, mida Vahemere dieet ütleb rohkem kui meie tavapärased toitumissoovitused, et puuvilju 100–200 grammi korraga. Ja siin on jälle, me räägime suhkrusisaldusest, eriti oluline on marjad ja hiljem ma räägin siin ka mõned teised lähenemisviisid, et kuidas seda põletikku alandavat toitumist siis nii-öelda enda peal lihtsamalt läbi viia, kui neid grammi kaupa kaaluda, siis me räägime ka marjadest veel, aga siin on märksõna võib-olla eestlaslikult väga selline kodune märksõna, et sellised tumeda värviga meie enda Eesti puhtad marjad, mustikad, mustsõstrad, põldmarjad, karusmarjad, mida tumedam, seda parem, aga ka kõik teised marjad, kirsid, maasikad, vaarikad ja nii edasi, aga kõige puhul siis jälgida seda suhkrusisaldust. Ja igal toidukorral uhkelt, rohkelt, värviliselt erinevaid vürtse ja ürte. Ja kui sa mõtled jälle, et kes on käinud Vahemere ääres, siis kui sa lähed sinna sööma, siis neid tõesti see maitseürtide valik, alates sellest, et seal oliivõli sees on juba erinevaid ürte, toidus kasutatakse palju, et ma arvan, et see on meile eestlastele nagu vähe kasutatud nipp või vähe kasutatud, me kuidagi ei armasta väga neid. Peamiselt kasutame võib-olla peterselli, mis on iseenesest ülihea ja väga kasulik maitseroheline, murulauku, rohelist sibulat, aga küüslauku, aga ma kutsun julgemalt kasutama veel kõiksuguseid maitsetaimi, mida annab nii kodus kasvatada, kuivatatuna osta, et nii nende marjade kui ka nende vürtside puhul, et marjade puhul väga soovitatav, miks mitte ka köögiviljade puhul kasutada külmutatud. Marjade puhul võib kasutada ka näiteks kuivkülmutatud või külmkuivatatud marju, aga vürtside puhul ka miks mitte kasutada neid kuivatatud vürtse. Värske on alati meil nagu veel parem, aga võib-olla kasutusmugavuse puhul pigem kasutada seda kuivatatud vürtsi, kui jätta kasutamata. Ja kui sa lähed täna poodi, valid mõnda vürtsisegu, püüa leida võimalikult väikse soolasisaldusega, tihti nad on soolaga segatud, aga on ka väga häid maitseainesegusid, kus meil on juba hästi erinevaid ürte kokku pandud ja julgelt lisa igale poole. Ühelt poolt ta annab tõesti sellist maitse nüanssi, seda tekitab huvitavalt, kasutad üks päev ühte, teine päev teist segu näiteks, et ta annab maitset väga erinevat, harjutad oma maitsemeeli nende erinevate maitsetega. Suurenda neid koguseid järjest, aga tõesti, kui sa värsket kasutad, siis see tähendab ikka sellist peotäit. Hakid tükeldad ilusti ära supi sisse, salati peale, imeline. Ja see lõhn, mis su köögis on. Mul hakkas kohe hakkas seedimine tööle juba, see suu läks märjaks. Nüüd, mis siis iganädalased on? Kala 300–450 grammi nädalas, sealhulgas 200 grammi rasvast kala. Nüüd, kui me paneme selle täna oma menüüsse, siis see tähendab seda, et see peab olema kõrgkvaliteediline, tõesti kontrollitud puhas kala. Ja me peame mõtlema, et mis siis see tähendab, see on ühe inimese kogus. Kui me paneme, et minu peres on näiteks 5 liiget, siis see tähendab ümmarguselt 1,5–2 kilo, 2,5 kilo kõrgkvaliteedilist kala, sealhulgas kilo näiteks, ütleme siis kõrgkvaliteetilist lõhe, mõtleme, mis selle hinnanumber juures on, siis me peame ikkagi kaaluma, et vahel on mõistlikum lisandiga toetada seda. Aga nii palju, kui sinu rahakott ja kui sinu ka maitsemeeled vastu võtavad, nii palju kasutada seda tõesti kõrge kvaliteediga head rasvast kala ja erinevaid mereande. Et see kala ja mereannid tegelikult on ikkagi koos selles Vahemere dieedis ja kui sa vaatad, et see 450 grammi on need kõik kokku ja sealhulgas 200 grammi rasvast kala, et siis kergelt öeldes see tähendab seda, et sa ikkagi igapäevaselt lisad natuke kuskile mingit kala, mereande, krevette, kord teed krevetisalati, teinekord sööd mingit krevetipastat täistera pennedega näiteks või muud sellist. Valget liha ja muna, et soovitatavalt siis linnuliha või valge liha siis üldse, et kalade hulgas me siis räägime ka valgest kalast. Muna 2–4 tükki nädalas
ja kui vahepeal väga hirmutati siin ka kolesterooliga seoses, siis nagu me kuulsime, nagu siin eelnevalt korraga mainitud sai, siis see kolesterool on ka seotud põletikumarkeritega, siis ikkagi kõigis toitumissoovitustes on tuldud sellega tagasi ja uuringud näitavad järjest ikkagi seda, et muna võib tarbida ka siis, kui kolesterooli näidud on täna paigast ära. Et siis 2-4 muna, ütleme, nädalas on selline soovitus, mida lubab siis või noh, soovitab meile siis see Vahemere dieet, aga ka meie enda Eesti ja Põhjamaade toitumissoovitustes igal pool see muna on sees. Ja ütleme nii, et kolesterooli kohta mul küsitakse palju, et siis ütleme 1 muna päevas on okei. Kui sul on kolesterooli näitajad väga kõrged, siis soovitatav mitte kohe tõsta seda kogust suuremaks ja noh, 2-4 tükki nädalas ikkagi soovitatav. Nüüd, mida piirata rangelt? Punane liha, alla 200 grammi nädalas. Ja nüüd siin me ei räägi ainult sellest, et kas sa kasutad seda hakkliha või fileed sellisel põhitoidu korral, vaid siin me räägime ka näiteks sellest ultratöödeldud vorstist, mida pannakse võileiva peale. No selle peale ma ütlen üldse, et selle võiks kaotada. Pigem töötle ise see liha kodus ja lõika selline õhuke lihafiil ja kasuta seda liha seal võileiva peal või siis võileiva asendajana veel kasutad mingeid muid aluseid, mitte siis sellist võib-olla väga paksu saiaviilu, leivaviilu, isegi sepikut, et ka täisteratoodete puhul me peame neid piirama, aga et seda punast liha igatahes piirata. Ja mulle väga meeldib siinkohal selline hiinlaste lähenemine. Ma juhtusin nägema ühte, ma õudselt armastan toitu tegemise saateid ja ma juhtusin nägema seal, juhtusin kogemata ühe sellise saate peale, kus vanem Hiina härrasmees kokana läks poodi ja kuidagi täpselt ma juhtusin nägema selle ühe osa algust, kui ta ostis seal poest. Ja siis ta näitaski, et vaat näete, et Hiinas me kasutame punast liha nagu toidu maitsestamiseks. Ta ongi nagu maitseaine ja siis ta näitas, see oli siuke kild. Ta ostis kõrge kvaliteediga head sealiha, ilusad sisefileed, aga see oli siuke kild ja ütles, et see on meil terve pere jaoks 4-liikmelise, 5-liikmelise pere kogus. Meie paneme Eesti menüüs, kui vana hea vanema juurde mineku toit, siis meil on peaaegu 1 inimese kohta sama kogus. Ehk siin nagu tuleb meil erinevatest, kui me mõtleme Hiina meditsiinile ja sellele, kuidas toitumine ja tervis on seotud, me jõuame jälle selle sama seoseni. Punast liha tuleb vähendada. Töödeldud lihatooted, sinna alla lähevadki need igasugused poolfabrikaadid, vorstid, viinerid, tihtilugu isegi singid, meile tundub, et sink on rohkem lihast, aga kui hakkad lugema, kui neid koostisosasid on seal ikka palju ja teda on nii palju töödeldud, siis nii ta on. Maiustused kuni 50 grammi nädalas. Jälle seesama, et seal on nende, ütleme, üks on see suhkrusisaldus, teine on tihtilugu väga ebakvaliteetsed rasvad pluss lisaained, et need on need, mida siis peaks kindlasti piirama. Ja mis siis näitab, et kui võtta nagu arvudesse võib-olla see Vahemere dieet, et siis suurem hulk ikkagi ja rõhk on sellel taimsel toidul, vähem loomset toitu. Rõhk on kiudainetel, isegi umbes 50 grammi kiudaineid päevas. Miinimumsoovitus on meil siis 25-35 grammi päevas, aga Vahemere dieedis siis tõesti 50 grammi päevas ja see tulebki seal peamiselt nendest köögiviljadest, täisteraviljadest ja nii edasi. Kindlasti siin ka fermenteeritud köögiviljad, üldse fermenteeritud tooted ja tõesti, et mis on see põhimõte. Kui sa ei jäta meelde omale neid numbreid või kui palju, mida nädalas, päevas ja nii edasi, siis mis on need põhimõtted, mis on siis selle Vahemere dieedi, on tegelikult Eesti riiklike toitumisnõustamissoovituste ja on ka, ütleme siis sellise otseselt põletikku alandava toitumise soovitus ikkagi võimalikult värviline, mitmekesine, kiudainete rikas, päris toit. Ja siis sa hoiad seda põletikku all. Ehk miks ma ütlen päris toit, et siis võib-olla ingliskeelsed väljendid on tuttavamad ultra processed või processed food, ehk siis igasugune töötlemine vähendab selle toidu väärtust. Ja kui me läheme täna poodi ja ostame näiteks, ma ei tea, cordon bleu, nii tore pihvikene, väike juustukene sees, singikene sees, kanapihv, tundub kõik hästi tore, siis tegelikult teda on nii palju töödeldud.
ja sinna on lisatud nii palju selliseid aineid, mis rikuvad ära meie tavapärast ainevahetust ja muud, et see tulemus võib olla täitsa ikkagi nagu ütleme otse tervist kahjustav või sinu nagu kogu toimimist kahjustav. Aga nüüd siis lubasin anda ka võib-olla lihtsamad lähenemised või et kui see Vahemere dieedi puhul need põhimõtted nädalas ja toidukorras ja kõike muud läheb keeruliseks, siis natuke teistsugune lähenemine, mille põhirõhk on siis lühendil KMRS. Et kuidas siis oma mälule hästi meelde jätta, K nagu kaunviljad, M nagu marjad, R nagu roheline, S nagu seemned tegelikkuses koos pähklitega. Ja sellel on natuke laiemad soovitused, aga kui sa suudad tabada KMRS igas päevas, siis juba on sul kindlasti see toitumine tervist toetavam ja põletikku alandav. Ka nagu kaunviljad. Lisaks siis ka köögiviljad, sest nad on kiudainerikad. Kaunviljad, üks osa siis köögiviljadest, ehk me räägime siin oad, herned, kikerherned, isegi meile vanad head tuttavad pisikesed lähed peenra vahele, võtad need nii-öelda suhkruhernes vist nimestad, no vana hea hernes on ju. Et mis nad siis teevad? Nii need, kui siis laiemalt ka köögiviljad, nad annavad meile väga palju kiudaineid ja kiudained ühelt poolt puhastavad meie seedesüsteemi, aga nad alandavad põletikku ja on ka põletikku alandavad just seetõttu, et nad puhastavad, eemaldavad seda, mida me ei vaja, aga ka rahulikumat veresuhkru tõusu tekitavad, sest kui ma nüüd söön neid kiudainete rikast toitu, siis ta nagu tekitab niisuguse võrgu, ehk ma saan kõik süsivesikud küll, aga nad imenduvad mu seedesüsteemi aeglasemalt. Ja nüüd polüfenoolid hästi oluline, nüüd need tulevad järjest kõigil nendel juurde, millest me räägime, mida me saame ka väga kõrge kvaliteediga heast oliivõlist näiteks, need polüfenoolid samamoodi põletikku alandavad ja väga tugevad antioksidantsed. Ja kaunviljade puhul, kui sa nüüd täna ei armasta väga kaunvilju või sa ei ole neid üldse kuidagi oluliseks pidanud oma menüüsse lisanud, siis siin on nüüd küll üks väga otsene soovitus. Igapäevane tarbimine tähendab seda, et sa hakkad vähehaaval oma menüüsse neid lisama. Ja ka koguseliselt vähehaaval, sest ma arvan, et ma ei pea pikalt seletama, mis kaasneb sinu seedesüsteemis, miks ta tekib, sellepärast, et meie mikrobioom hakkab muutuma, meie bakterid hakkavad neid tarbima ja algne reaktsioon, kui sa ei ole üldse kaunvilju tarbinud, siis võib olla see, et sul tekivad puhitused, gaasid, isegi kõhuvalud, väga halb enesetunne, siis inimene ütleb ei, mulle kaunviljad ei sobi. Aga meie seedesüsteem, meie head bakterid vajavad aega, et nendega saada uuesti sõbraks. Ja see on ülioluline, sest need kiudained on siis nii-öelda ühelt poolt toiduks meie nendele bakteritele ja puhastavad kõikidest jamast, jääkidest ja halvast meie seedesüsteemi. Ja nüüd anna nendele bakteritele aega, ära söö korraga palju, kui sa juba natuke haaval lisad, seedimine toimib, kõik on hästi, siis järgmine kord paned natukene juurde. Ja mis veel võib-olla siin seedimise juures tõesti, et fermenteeritud toidud, et kui me räägime nendest hapendatud köögiviljadest, ma ei räägi siis mitte hapukurgist, vaid hapendatud kurgist, mitte hapukapsast, vaid hapendatud kapsast ja nii edasi. Ehk mitte äädika toel, vaid ikkagi nende heade bakterite toel on see hapukas maitse saadud. No välismaisetest asjadest siin kindlasti kimchi, mis on väga populaarne praegu, tempe, siis taimetoitlaste seas võib-olla rohkem tuntud hapendatud soja või tofu siis. Mis veel? Kindlasti kombucha, et need jälle meie toitumise juures hästi olulised. Nende puhul siis ühelt poolt, kui me räägime sellistest köögiviljade või kaunviljade hapendamisest, siis me räägime sellest, et me anname neile baktereid ka juurde, pluss siis meil on need kiudained alles. Aga kui me räägime näiteks kombuchast, siis seal muidugi kiudained ei ole, aga sa rikastad oma mikrobiomi just nende bakteritega. Aga nende kõige puhul vähene menüüsse lisamine aeg-ajalt, kui sa või vähehaaval koguste suurendamine selleks, et siis su kehal oleks aeg harjuda, aga kindel eesmärk nende tarbimine saada igapäevaseks. M nagu marjad, enne juba natuke rääkisime, tulisid ka mujalt sisse juba. Tugeva värviga marjad eelistatult.
hästi mitmekülgne, kasuta erinevaid segusid, pane neid kreeka jogurti peale, pane neid pudru peale, kasuta sügavkülmast, tuleb suvi, mine korja aiast, pista suhu igal võimalikul hetkel, lähed porgandeid rohima, mööda minnes mustsõstrapõõsast jälle üks peotäis, et üli suur tervisekasu. Me saame sealt jälle polüfenoole, väga erinevaid antioksüdantseid aineid, fütotoitaineid, hästi rikkad kõige selle poolest ja ta on meie sellele magususe armastusele, et kindlasti marju eelista puuviljadele ja nagu sa näed, siin ma puuvilju üldse ei too välja ja, ja üks oluline märksõna, et jälle, et kui me tuleme tagasi kiudainete juurde, siis see on kõige olulisem põhjus, miks eelistada päris marja. No mida värskem põõsast otse päikse käes, seda parem, aga ka külmutatult, mitte siis mahla, mida nendest samadest marjadest teeme, vaid siin on mitu põhjust. Üks neist on seesama, et mahla puhul meil ikkagi kiudainete sisaldus on nii-öelda eemaldatud. Mitte küll täies mahus loomulikult, aga väga suur osa kiudainetest on tegelikult ära, sest see osa, mis me mahlast võtame, see nii-öelda, mis mahla tegemisel alles jääb, see on see, mis sisaldab tegelikke kiudaineid. Ja teine osa, et tihtilugu mahla, kui me ostame ta poest, isegi nagu meil see värskelt pressitud mahlad, siin vahel on ikkagi lisatud suhkrute küsimus ja sama, et mulle väga meeldib, et vanaemad hirmsasti tahavad saata neid kodumahlasid ja loomulikult see kodune mahl, nii-öelda siirup, mida sa lahjendad veega, ta on parem kui poemahl, aga jälle vanaema on pannud armastusega suhkrut sisse ja isegi kui ta seda suhkrut on vähem pannud, siis säilitamiseks meil suhkur on vajalik, et tihtilugu see suhkrusisaldus võib seal olla väga kõrge ja kiutoidjad on kadunud. Aga kui sulle ikkagi näiteks vee joomine üldse kuidagi ei lähe, ma tean, et on inimesi, kellele vee joomine on tõsine väljakutse, siis pane parem natuke sortsida vanema mahla. Kui saad vanemaga kokku leppida, las ta paneb poole vähem suhkrut, kui ta on harjunud ja nii edasi. Või kui sina oled juba see vanaema, kes teeb neid mahlasid, siis katseta vähenda seda suhkrusisaldust. Nagu rohelised, igasugused rohelised köögiviljad, eriti lehtviljad, idandid, kasvud, imeline aeg praegu eriti nagu turgutada oma keha ja nendes idandites ja kasvudes on tõeline selline toitainete pomm sees. Erinevatest uuringutest ja igalt poolt tuleb kõige rohkem soovitust just nagu brokkoliidanditele, brokkoliseemnetes siis idandatud, et nendes on hästi erilisi aineid ja tõesti ma ei mäleta seda võrdlust jälle, aga niisugune peotäis brokkolivõrseid või neid idandeid võrdus samaga kui süüa ära, ma ei mäleta, mitusada grammi brokkolit. Ehk et see algsest taimest, sellest seemnest on pandud kasvama see taim, kus on kogu selle seemnevägi, kogu selle taimevägi selleks, et see taim saaks kasvama hakata. Ja mida rohkem ta kasvab, seda rohkem see nii-öelda lahustub, läheb laiemaks selle suurema taime peale. Seega need idandid ja kasvud mõlemad väga-väga nagu hinnatud toitumises. Jälle imeline võimalus, paned omale pastataldrikusse, mis iganes toidu, paned peoga idandeid peale, salatites perfektsed, smuutides, no absoluutselt võileiva peale, selle asemel, et ainult kurgiviil, paned näiteks kurgiviilu, mõnusalt maitse rohelist, idandeid hea pundi, no imeline. Jälle mul kohe hakkab see mõte liikuma, tahaks kohe sööma hakata. Ma loodan, et teil ka läheb kõht tühjaks ja lähete pärast ette omale ühe hea rohelise söögi variandi juurde. Nagu seemned eelistatud, aga siis kindlasti ka pähklitel siin oma roll ja koht. Märksõna esimene, sega neid omavahel hästi palju, ehk kasuta erinevaid seemneid pähkleid. Teegi selline segu. Pähklites on rohkem rasvasid, seetõttu need seemned on eelistatud ja ka see kogus on selline peotäis. Ehk et palun ära mõista mind valesti. Mari ei öelnud, et nüüd mine ava see kilone pakk ja sööd otsast lõpuni ära. Siis me lööme oma rasvhapete seisu igas mõttes täiesti tasakaalust välja. Et ikkagi selline pähklitseemneid peaks sööma igapäevaselt. Peotäiekese, mida erinevamaid, isegi kui sa ühel päeval sööd ühte ja teisel päeval teist, siis see juba mõjub sellele erinevale, aga ka igapäevaselt, mida rohkem suudad segada neid omavahel on hästi. Ja mida siis võib-olla siin peatuda, et linaseemned jällegi väga-väga head tervist toetavad.
Soovitan värskelt ise kodus kas uhmerdada või siis vanasti oli tead need kohviveskid, nendes on väga hea linaseemneid jahuks teha, et teha ise see värske jahu. Sa võid teha teda niimoodi mõneks päevaks kasutamiseks, aga kui sa juba siis purustad need linaseemned, siis on ülioluline, et sa hoiad neid pimedas, jahedas, päikse eest kaitstud. Ja see on see, miks ma ütlen, et ise värskelt teha, sest linaseemned võivad muutuda isegi toksiliseks, tervist kahjustavaks või ütleme siis see linaseemne jahu. Ja nüüd poes me tegelikult ei ole kindlad selles, et kas ja kuidas neid on seni hoiustatud, kui ta sinna poodi tuli. Kui sa täna lähed poodi, ostad linaseemne jahu, siis ta on tegelikult teiste pähklite seemnetega koos, ehk ta on juba soojas. Me ei tea, kui palju ta on päiksevalguse käes olnud ja seetõttu linaseemne jahu minu isiklik soovitus on tõesti teha endale värskselt, aga linaseemned jällegi tervena kasutades kipuvad meie seedimisest tervena ka läbi tulema. Et eks sa võid vaadata sinna potti, kas peale sööki, mis seis seal on. Tihtilugu seemned kipuvad üldse tulema tervena läbi, seega igasugune uhmerdamine väga-väga tervitatav. Samuti näiteks nii pähkleid kui seemneid me võime õrnalt leotada, siis kohe seedimises omistuvad paremini. Hästi palju kiudaineid, polüfenoole ja jällegi siis pähklite puhul väga head rasvad. Et need on need, millele siis seda tähelepanu juhtida. Aga ma pidin mõned seemned veel, et ikkagi seesamiseemned, päevalilleseemned, väga tänuväärsed ja suhteliselt odav lisand oma toitumisele, aga jälle, et ärme siis üle liia, et ikka peotäis. Kõrvitsaseemne jahu jälle ise uhmerdatud, ülihead ka näiteks valgusisalduse poolest väga head, et selles suhtes nagu laiem. Ja miks neid pähkleid soovitatakse, ongi need nii-öelda head rasvad, hästi kõrge sisaldusega, hästi toitainete rikkad. Ja ma mõtlen, et kas ma midagi unustasin. Eelistame siis näiteks kreeka pähkleid, parapähkleid, väga tegelikult kõiki erinevaid pähkleid, mille kogust võib-olla vähendada, aga mida inimesed väga armastavad, on India pähklid, need on need valged kuukesed. Need on nüüd näiteks, kui me rääkisime siin glükeemilisest koormusest kehale, siis kui ma teen kaalulangetajale menüüd, siis India pähkel, see väike kuukevalge, see on ainuke, millel on see nii kõrge glükeemiline koormus, mida me arvestame selles menüüs ikkagi samaväärselt nagu näiteks, ma ei tea, puuviljadega, teraviljadega ja nii edasi. Teisi pähkleid me ei arvesta üldse nende glükeemilist koormust sellisel kujul. Aga see on juba hästi nüansirohke, et seda siis, kui kellelgi päriselt vaja on. Aga et pähkleid valides, siis need India pähklid jälle omamoodi väga head ja kasulikud, sa võid neid lisada, aga ära süü ainult neid, lisa teisi ka. Ja mis siis põletiku alandamisel võib-olla mõned märksõnad veel, et siis selline ekstra niitsiõli külmpressitud ja mida ma soovitan jälle, kui sul on võimalik saada kuskilt käppa taha. Ma tean, meil Eestis ka on võimalik tellida nendest otse nendelt kasvatajatelt või siis kui sa ka poodi lähed, siis poes tegelikult selle sildi peal on alati kirjas või vähemalt hea kvaliteediga õlil on kirjas, millal ta on korjatud ja see õli võiks olla või see, ütleme, need oliivid või siis üldse ka muude õlide puhul, see võiks olla selline aasta, mitte rohkem tagasi korjatud. Mis on probleem? Poeletil meil jälle püsivad ja seisavad nad seal pikem, sest see ametlik kehtivusaeg on pikem ja see võib tähendada, et tegelikult need polüfenoolid ja muu hakkavad seal vaikselt hävinema. Kuidas sa saad ära tunda, et see oliivõli on väga kõrge kvaliteediga hea? Et kes on jälle käinud nendel tuuridel näiteks Vahemere ääres, kui sa saad see koha peal maitsta seda head värsket õli, siis selline kurgu kraapimise tunne, kriipimise tunne, natuke nagu lapsi näiteks väga ehmatab ja vahel ka täiskasvanud ja kui ma teda söön, et siis ta tekitab mul sellise isegi nagu valuaistingu või ma nagu, tõesti nagu kurguvalu oleks, niisugune kriipiv tunne. Et see näitab tegelikult seda, et see on hästi head kvaliteediga õli ja see tõesti on see, mida siis kasutada. Mida veel, et eelistada tumedas pudelis õli, sest jälle päiksevalgus ja üldse valgus teda nagu häirib ja seetõttu, et ära hoia ka teda soojas pliidi kõrval, vaid pane ta pimedasse kappi või siis külmkappi. Külmkappis on muidugi jälle see, et tal tekib see sade, ta läheb nagu kõvaks, et pime kapp on ka hea koht.
Siis kindlasti seesama, millest me alguses rääkisime, et rasvased kalad, mereannid, igasugune oomega-3 sisaldusega ka taimsed allikad, et see oomega-3 taseme tõstmine kehas on ülioluline, sest mida rohkem sa sööd oomega-3, seda allapoole läheb selles omavahelises suhtes see oomega-6, mis siis oli meil põletikku tekitav. Täisteratooted, siin tahaks panna 3 hüüumärki, et mitte lihtsalt teraviljad ja muu, vaid täisteratooted ja üliolulised. Mikrobiom toimib hästi, tänu sellele põletikumarkerid alanevad. Lisaks täisteratooted tekitavad meil ka täiskõhutunnet. Kiudained on siis lähevad kehast tihtilugu peaaegu läbi, on nad siis toiduks tõesti nendele headele bakteritele, aga nende kasutegur on ülisuur ja täisteratoodetest me saame neid kiudaineid tõesti väga hästi. Vürtsid, ingver, kurkum, kõik maitserohelised, ärge unustage neid. Kurkumil üldse ja ingveril mõlemal põletikku alandav toime, miks meil idamaade meditsiinis need mõlemad on peaaegu nagu ravimitena. Noh, see kuldne piim või mis iganes viisil sa seda kurkumit oma menüüsse suudad panna, väga-väga oodatud, väga-väga toetav. Ja ma tegin endale ka märkuse siia, see põletikku alandavad joogid. Ja nüüd me rääkisime natukene alkoholist, et alkoholi ma jätan siin kõrvale praegu, aga see punane vein jääb oma küsimärkidega siia õhku. Küll aga näiteks väga palju räägitakse meil kohvi kahjulikkusest ja vahel ikkagi mõndadel juhtul räägid, et kohvi üldse ei tohi juua. Põletiku alandamisel tänases lääne menüüs kohv on üks väheseid asju, mis üldse igapäevaselt inimese menüüs on, mis omab põletikku alandavat toimet ka. Küll jälle me räägime sellest, et mitte siis kannude viisi, vaid selline 2-3 tassi. Ja kui me mõtleme jälle selle Vahemere-äärsete riikide peale, kohv on seal igal pool au sees. Kange korralik espresso, noh, kes kuidas, aga näiteks jällegi kofeiinisisalduse puhul võib-olla on oluline teada, et see espresso kofeiinisisaldus on väiksem kui näiteks tassi kannukohvi sisaldust, sest kofeiini eritumine või siis sellesse jooki tulek sõltub sellest vee läbijooksu ajast. Nüüd hakkas see endine barista minus kohe hakkas kasutama teadmisi, aga et kui me võtame, kui kiiresti jookseb espresso ja intensiivselt tugeva survega sellest kohvist läbi, siis sinna tuleb meil tegelikult kofeiini vähem kui sellesse aeglasesse, noh, näiteks see filterkannu kohv veel parem, tiksub vaikselt, imendub, siis sellega meil tegelikult kofeiini eritub palju rohkem. Et üks hea korralik espresso, võib-olla isegi, noh, miks mitte cappuccino, sest cappuccino puhul me räägime sellest, et see espresso on see kohvi osa seal, siis jälle millise piimaga ja kuidas, aga igatahes see kohv sobib väga hästi ka tegelikult põletikku alandavaks, 2-3 kohvi päevas, aga siis noh, erinevate soovituste järgi enne kella 1 päeval, enne kella 4 päeval, et eks igaüks peab oma keha tundma, aga kohvi puhul on tihti nagu nii, et me ei saagi isegi aru, et ma võib-olla uinun väga hästi, aga une kvaliteet on madal. Ja siin võib-olla ongi hea kohe tuua välja, et tegelikult põletiku alandamisel on ülioluline loomulikult liikumine, uni, stressimaandus, et need kõik on seotud ka kõige rohkem meie mikrobiomiga ja kui meie mikrobioom, seedimine ja seal elavad bakterid on õnnelikud ja toimivad hästi, siis meie keha saab toimida. Kui meil on stress kõrgel, siis keha hakkab tegelema ainult selle stressi tekitaja stressiga ja tegelikult kõik muu läheb sellisele elus püsimise moodile või sellisele süsteemile, mis tähendabki seda, et tegelikult see hea tugev unekvaliteet, liikumine, stressimaandus, need käivad alati toitumisega kaasa. Aga veel nendest jookidest, läksin kogemata üle juba. Matcha ehk siis selline rohelise tee põhjal tehtud teejook. Mis ma veel endale märksin? Kakao, mitte kakao siis, aga ütleme siis päris kakaost tehtud kakaojoogid, nii-öelda kuum šokolaad või muu selline. Mitte ma ei mõtle siis seda poepuru, mis on segatud jälle kõik hästi igasuguste ainetega, aga siis selline korralik, hea, tugev, tummine kakaoubadest tehtud siis, ütleme siis kakaopulbrist tehtud jook. Hibiskuse tee, must tee,
aga miks mitte ka sellisel kujul, et kui siis näiteks ikkagi marju sööd küll, aga tahad natukene mahla, siis tõesti see võimalikult väikse suhkrusisaldusega naturaalne mustsõstramahl, mustikamahl ja nii edasi. Aga ole siis tõesti tähelepanelik nendega suhkrusisaldustega kõigi nende jookide puhul. Et kui ma rääkisin kohvist ja espressost, ma ei rääkinud sellest kohvist, kuhu on lisatud väikse espresso peale näiteks 2 lusikatäit valget suhkrut. Ja tegelikult suhkru seisukohal, veresuhkru tõstmise kohal ei ole enam vahet, milline see suhkur on või on see meega või muuga, et siis ikkagi see suhkrusisaldus on see, millele peab tähelepanu pöörama, võimalikult vähendada igalt poolt. Me saame süsivesikuid mujalt, meil ei ole vaja suhkrut, mis ei tähenda seda, et sa täna saaksid tavapärasel toitumisel suhkru nulli viia. Ei saa. Kui sa ikkagi lähed poodi, ostad mingeid natukenegi töödeldud toitu, siis reeglina igal pool on suhkur sees. Aga et sinu valik on see, et kui suhkrurikka toote sa võtad, isegi 2 leiba võrreldes võib suhkrusisalduses olla vahe 2-3-kordne, rääkimata jookide puhul. Aga jah, ma siin pikalt ei lasku kõigisse nendesse muudesse olukordadesse. Aga siis nüüd, mida mina toitumisnõustajana nagu ütlen, et tegelikult on igaühel võimalik hinnata ja kontrollida oma seisu ja loomulikult siis teha ka selline endaga kontrollnimekiri või see plaan, et kuidas sa siis edaspidi toimetad, et sinul see toitumine oleks põletikku alandav, tervist toetav. Ja mis on minu pakkumine täna, et ma ikkagi otsustasin, ma selle lisasin, selle pikk pakkumise täitsa viimasel hetkel siia, et ma ikkagi tahan selle pakkumise teha neile, kes täna on andnud märku, et nad on huvitatud sellest teemast, et nad tahavad oma põletiku seisuga kehas, selle alapõletikuga, sellele ikkagi tähelepanu pöörata. Ja minu pakkumine on siis selline, et ma pakun sulle võimalust teha rasvhapete testi, mis siis mõõdabki selle omega-3 ja omega-6, aga kokku tegelikult 11 erineva rasvhappe seisu sinu kehas ja kuidas nad koos toimivad. Ja seda siis ma pakun sulle täna siis seda rasvhapete testi koos toitumisnõustamise ja testi tulemuste analüüsiga. Ehk et see on selline põhjalik, kui tavapärane pakkumine esmanõustamistele koos toitumisnõustamisega on selline, ütleme 60 minutit testi või mitte testi, vabandust, 60 minutit kohtumine siis selleks, et analüüsida sinu tänast toitumist ja teha need esimesed soovitused sinuga koostöös, et mis on need asjad, mida sina peaksid oma toitumises muutma, siis see koos testi tulemuste analüüsiga toitumisnõustamine rõhugagi siis loomulikult toitumisnõustamisele, mis on siis sinu testi tulemustest sõltuvalt ka seoses pluss sinu toidupäevikuga koos. Et see on siis vähemalt 90 minutit nõustamine, vahel isegi pikem. Ajalugu näitab, et seda laadi nõustamised, nad lihtsalt lähevad natuke pikemaks, aga ütleme, et selline 90 minutit on minu lubadus. Broneerin sinule 90 minutit selle toitumisnõustamise ja testi tulemuste analüüsiks. Kui tavahinnas see oleks 239 eurot komplekt, siis sinule, kui sa otsustad ära enne 23. või siis ütleme siis enne 24. veebruarit, just mõtlesin, et enne Eesti Vabariigi aastapäeva teed selle otsuse, et sinu prioriteet ja fookus on sinu tervisel ja sa tahad seda pakkumist kasutada, siis 23. veebruar on viimane päev, kui sa saad mulle sellest teada anda. Võid kohe siin samas öelda, kui sa tahad seda pakkumist kasutada, et siis saame juba kokku leppida omavahel konkreetsemad tingimused, et kuidas ja mismoodi. Aga et hind sulle siis 141 eurot, mis on tõesti, arvestades seda, et see on juba koos selle testi läbiviimise, analüüsimise ja muuga. Testi on võimalik teha Tallinnas või siis on sul võimalik see test teha ise kodus ära. Tegemist on koduse kuivveretestiga, mille tegemist ja kuidas siis saata ja kõike muud ma sulle kindlasti selgitan, kui sa selle pakkumise vastu võtad. Aga et põhirõhk on siis loomulikult sellele, et mitte ainult see rasvhapete osa, vaid kogu toitumise osas, et kuidas seda põletikku alandada. Küll aga kui sa tunned, et sa ei ole hetkel sellest rasvhapete teemast nii huvitatud ja tahaks lihtsalt kõigepealt ainult sellele nii-öelda toitumispäevikule tuginedes vaadata üle oma sellise hetkeseisu, siis siin on jah näha see ühekordne esmane nõustamine. Kestvus, see on tegelikult kuni 90 minutit. Nagu öeldud, et koos testi tulemustest lähtuvalt võib see selline nõustamine olla isegi pikem, aga et siis sul on võimalik
ka minuga koostööd teha, et oma toitumises võib-olla muudatusi teha või vahel ka üle vaadata, et mis on juba hästi, mille osakaalu suurendada, mida võib-olla natuke vähendada. Ja tihti ma näengi oma klientide pealt seda, et me ei pea midagi ära võtma. Kõige olulisem on see, mida me peame juurde panema. Ja see on võib-olla hea märkus, et kui sulle tundub, et toitumisnõustajaga koostöö tähendab seda, et peale seda on su elu läbi ja nautida ja midagi enam ei või, siis sellega ma ei ole nõus. Ja noh, kes mind paremini tunnevad, need teavad ka seda, et ma tegelikult söön kõike, aga rõhk on siis sellele, et kuidas, millal, mis järjekorras vahel isegi. Ja kui vahepeal mingil hetkel, kui ma kaotasin, ütleme praeguse seisuga on see 12 kilo miinuses, aga et kui ma võtsin alla siin mingil hetkel isegi oli see number 15 kilo, siis ma tabasin seda, et kui inimesed märkasid, et ma olen kaalu langetanud, siis minu juuresolekul hakati kasutama hästi palju ühte väljendit, mis mind hullult ajas närvi. Issand, et kas ma tohin sinu juures küpsist süüa, ma ei hakka sulle pakkuma. Mina tahan ka küpsist, ma söön ka kõiki puuvilju asju, aga ma püüan jälgida seda, et mul on need teised asjad olemas, et mu keha saab, mida tal on vaja. Ja muidugi, et ma ei söö ju küpsist siis hommikul, õhtul, lõunal, päeval, igal ajal ja kogu aeg ja põhiasjana, aga et ma ikkagi söön kõike. Ja see on hästi oluline, et toitumisnõustajana minu sõnum on küll see, et kui sa ka otsustad minuga täna mingil põhjusel mitte seda koostööd jätkata kui nõustajaga, ma loodan, et me sõbrad oleme ikka edasi, siis need märksõnad ja need olulised asjad, millest me täna rääkisime, et vaata need üle ja mõtle, mida sa saad nendest headest asjadest oma menüüsse juurde panna. Ma ütlen ausalt, väga harva on nii, et me peame rääkima sellest, et midagi menüüst eemaldada. Need on väga harvad nähtused. Pigem me räägime alati sellest, et juurde panna. Ja siin on siis näha küll võib-olla, kes vaatab telefonist või nii, et siis toitumisnõustajana on minul siis 3 erinevat nii-öelda standardpaketti, aga alati on võimalik ka kokkuleppeid teha erinevaid, et üks on siis ongi see, et sa tuled ühekordselt esmasele nõustamisele. Kõik need nõustamised eeldavad seda, et sa pead paar päeva toidupäevikut, et meil on üks alus, millest alustada seda nõustamist ja seejärel siis me saame arutada, et kas meil oleks vaja pikemat toidupäevikut või kuidas. Aga see on tõesti tavaliselt, me alustame 2-päevase toidupäevikuga ja võimalik on siis ka pakett 1 ja 2, mis siis pakett 1 tähendab seda, et sul on see esmane nõustamine ja teine nõustamine siis 1 kuu jooksul pärast esimest nõustamist. See tähendab seda, et sa hiljemalt 6 aja pärast tuled tagasi, me vaatame üle, et milliseid muudatusi sul õnnestus rakendada, mis on veel, mida peaks tegema ja nii edasi. Ja siis on võimalik sul soodushinnaga leppida kokku neid jätkunõustamisi, aga et siis igal nii-öelda korral lepitakse kokku, millal me järgmine kord kohtume ja siis see on juba lisatasu eest. Ja pakett 2 on siis see, et sul on, teed kohe otsuse, et sa kohtud minuga minimaalselt 3 korda. See tähendab, et see pikem esmane nõustamine, 2 jätkunõustamist, ehk siis nende jätkunõustamiste vahe ka, mitte pikem kui 1 kuu ja siis on võimalik jälle soovi korral jätkata, et need on need koostöövõimalused, mis ma siis teile täna pakun. Ja ma korraks, ma lõpetan selle esitluse nüüd ära. Nii, ma loodan, et te ikka terve aja ilusti nägite esitlust. Ja nüüd nende küsimuste osas ma teen kohe ühe märksõna enne ära. Mõlemad küsimused, mis siin on küsimuste hulka tekkinud juba siia kommentaaridesse. Kadri nüüd kahjuks on lahkunud, aga vastus on ikkagi see, et salvestus tuleb, ma saadan kõigile salvestuse samal viisil nagu täna Zoomi selle kutse. Ja teega, inglise tee piimaga, väga hea küsimus. Tegelikult teega, must tee on põletikku alandava toimega, jälle peame vaatama, et me ei läheks temaga liiale nii nagu kohviga. Piima puhul jällegi, et inglise teele me paneme ju tilgakese seda teed või vabandust, piima, aga et piima puhul me räägime jälle siin erinevaid teooriaid, erinevaid lähenemisi, loomseid aineid, toitaineid me peaksime nii vähendama loomseid toite keskmiselt, aga mina nagu toitumisnõustajana ütlen, et see väike piimake seal tee peal, see las ta olla. Ja samamoodi rohelise teega ikka jälle, et mõlemad põletikku alandava toimega ja rohelise tee puhul jälle väga häid tulemusi või uuringud näitavad ka näiteks kaalulangetajatel ikkagi seda rohelise tee mõju
aga siis ta on ikkagi regulaarne ja pidev tarbimine. Et mul igasugused teed, ütleme nii, taimeteed on meil tavapäraselt eelistatud just sellesama kofeiinisisalduse puudumise tõttu, ehk siis punased ja kõiksugused, mida ka aias kasvatate. Ja siit edasi siis roheline ja must tee, neile omistatakse mõlemale põletikku alandavat toimet, et selles tänase teema valguses kindlasti nad on väga omal kohal. Nüüd küsimuste puhul, enne kui ma jätkan, need on need, mis hetkel on tulnud siia kommentaaridesse. Ma luban teil vabalt võtta sõna, küsida häälega, aga et kui on need küsimused, mida sa ei taha, et see salvestusse jäävad, siis kui küsimusi praegu ei tule, siis ma panen ühel hetkel salvestuse kinni, siis sul on veel üks-ühele võimalik minult küsida, mis salvestusse ei lähe. Kui need on sellised isiklikumat laadi või oma tervisega seotud küsimused. Aga kui nüüd on kellelgi veel otse küsimusi selle teema või praegu läbitu kohta, siis võite kirjutada nüüd kohe siia kommentaaridesse või siia, mis iganes vestlusaken see on, või siis kohe panna oma mikrofoni sisse ja küsida. Et ma siis jään lõpuks korra tasa, et sa saad küsida. Tundub, et seda laadi küsimusi hetkel ei ole. Seega ma kõigepealt, te ei pea kuskile, need, kes praegu kohal on, kuskile ära minema, me räägime omavahel soovi korral edasi, aga ma lõpetan selle ametliku salvestuse nüüd ära. Ma olen väga-väga tänulik nendele, kellel oli võimalik tulla kas või osaliselt või siis kes nüüd tõesti siin said lõpuni kohal olla, et ma mõistan seda, et selline päevane aeg ei ole alati kõige parem, aga ma saadan kindlasti ka salvestuse. Nii et soovi korral, kui sa tahad endale neid nõuandeid ja muud kirja panna, sest infot oli juba hästi palju, siis sa saad seda salvestust järgi vaadata. Seda salvestust sa võid jagada oma sõprade ja tuttavatega, et see on väga oodatud, et loomulikult, et minul on ainult hea meel, mida rohkem inimesi on teadlikud sellest ja mida rohkem seda rakendatakse. Ja ma olen hästi tänulik ka neile, kes järgi vaatavad, et kui sul on mingeid küsimusi, võta minuga julgelt ühendust ja minu kontaktid on kõik olemas nii Facebookis kui siis, ehk siis minu toitumisnõustaja leht, nimi on mul Mari Breiberg, selle järgi leiate üles, nimekaimu mul minu teada maailmas ei ole, nii et kõik, kus sa leiad Mari Breiberg, on ta siis ikkagi minuga seotud. Tänapäeva internetimaailmas leiad kindlasti mu meiliaadressid üles, mis on ka väga selline eriline, et siis maribreiberg@gmail.com, et kui kohe meelde ei tule, et siis saad otsida selle internetist ka üles, võid mulle alati kirjutada, võid kasutada erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, saata sealtkaudu mulle sõnumeid. Ja kui sa soovid mõnda minu pakkumistest kasutada või sa tahad üldse küsida, et kas see pakkumine on sinu jaoks sobiv, siis samamoodi võta minuga julgelt ühendust ja ka peale seda, kui see pakkumise ametlik aeg on läbi, aga sulle pakub huvi, kas siis näiteks rasvhapete testi tegemine, oma mikrobiomi hindamine ja selle toimimise hindamine, et need on sellised tervisetestid, mida mina kasutan oma töös, et hinnata, me näeme, et sellised terviseskoorid, mille alusel toitumisnõustajana mina saan teha väga selget nõustamist ja sa soovid neid peale seda 23. veebruarit või sa soovid lihtsalt tulla ka toitumisnõustamisele, kas või ühekordselt vaadata esmalt üle oma toitumise seis täna või mida mina nõustajana märkan, siis millal iganes, võta minuga julgelt ühendust ja lepime omavahel need tingimused kokku. Aga kõigepealt siis tõesti suur-suur tänu kõigile osalemast ja tugevat tervist!